Tervist! Ma mõtlesin, et prooviks rääkida mitte niivõrd täna nendest kuulsatest suurtest kollektsionääridest ja metseenidest, kes enne teist maailmasõda Eestis tegutsesid, vaid prooviks vaadata ühte nähtust, millest on keeruline rääkida, sest sellest ei ole väga allikaid ja andmed on kaudsed ja hüpoteesid kõik ripuvad õhus, aga nähtus, mida võiks nimetada mitte kunsti kollektsioneerimiseks, vaid kunsti omamiseks, ehk sellest, kuidas eestlased hakkasid kunsti ostma ja ei ostnud neid siis hulgikaupa, vaid 1-2 tööd. Ja tõesti allikaid selle kohta on üpris vähe, sest kui sa ostad 1-2 tööd, kes sinust ikka nii väga midagi pärast kirjutab või meenutab, see ei ole ju kollektsioon, vaid kunsti omamine, aga mingeid märkmeid siiski on. Ja hüpoteesina tahaks ka väita, et kunsti omamine enne teist maailmasõda Eestis tegi läbi mitmeid muutusi, aga kunsti omamine oli sageli seotud erinevate identiteedipoliitikatega, sotsiaalse staatusega, klassivahedega, poliitilise agentsusega ja kõigi nende teiste huvitavate kaasaegsete mõistetega. Ja võib-olla veidi üllatuslikult Eestis kunsti omamine ja ka kollektsioneerimine soolisi lõhesid nii väga ei näidanud. Ehk kunsti omanike ja kollektsionääride seas oli päris palju naisterahvaid. Ja, aga alustan. Tema on Ants Laikmaa ja teda ma näitan sellepärast, et loen päris palju tsitaate täna, et ongi hea teiste inimeste mõtete najal ratsutada. Ja väide, et kunsti omamine oli mingil moel seotud mitte ainult siis esteetilise kasvatusega või sellega, et sul peaks olema kunstiteos kodus, muidu sa ei saa ennast tsiviliseeritud inimeseks lugeda, vaid seal olid ka sotsiaalsed ja poliitilised jooned. See sõnastati mitu korda minu arvates kas otse või kaude või ridade vahelt ka teesina ja kõige innukamalt Ants Laikmaa. Näiteks 1909. aastal, mida võibki lugeda mõnes mõttes murdepunktiks, sellest natuke hiljem pikemalt, kirjutab Laikmaa järgmise pika tsitaadi. Ainult suurte jaoks ei tohi meie kunst jääda. Ei aita see meid edasi, kui mõni 100 rikkaid ja haritlasi oma kodusid uhkuse ehk moe pärast kunstiteostega ehivad. Kunst peab meil rahvakunstiks saama, mis oma küünlavalgust kuni vaeste saunameeste seintele laseb paista. Võimata on ka kõige paremal korral loota, et meie kehvad rahvaliikmed kunstiteoseid algupärasel kujul oma kodu ehtimiseks hakkaksid tarvitama. Juba varandusliku jõu puudus ei luba seda, muust veel koguni kõnelemata. Kuid nõnda kaugele võidaks meil ometi jõuda, et tõsised kunstitööd koopiates teed lihtsamatessegi elumajadesse leiaksid. Teisest küljest ei saa salata, et rahval sügavam kunsti mõju teoste koopiate ja trükipiltide abil kätte saamata jääb. Ta pakub ka mitmeid ideid välja, kuidas siis kunst võiks jõuda laiemalt rahvani, näiteks loosimine ja loosimine enne teist maailmasõda kunstiteoste levikul omas rolli, toimus mitmeid loose, kus kunstiteoseid välja loositi. Ja sealhulgas ta ütleb, et kui loositakse välja mõni kunstiteos, siis oleks kena, kui see ei jääks inimesele koju, vaid talle makstaks natukene ja siis inimene laenaks selle kunstiteose edasi ja see riputatakse avalikku ruumi ehk seltsidesse, koolimajadesse ja nii edasi. Ja Laikmaa sõnastab ka juba protsendikunsti algsel kujul, ütleb, seltsid ja muud avalikud asutused võiksid kunstiteoste omandamiseks oma eelarvesse summasid panna. Siin Laikmaa väga otse 1909. aastal muidugi ei räägi sellest, et kunsti tuleb omandada sellepärast, et siis on eestlastel tekib poliitiline iseteadus ja nii edasi, aga väljendid nagu see meid edasi ja arvestades ka Laikmaa üldiseid sõnavõtte sellel perioodil, siis see vaimne kasvamine, vaimse eneseteaduse suurem areng eestlaste seas oli tal südameasjaks, aga seal olid minu arvates üpris varjamatult ka lootus, et see vaimse eneseteaduse kasv viib ka poliitiliste sammudeni. Ta räägib siin koopia ja originaali vahekorrast ja tal endal oli tegelikult üks isiklik kogemus sellest, kuidas siis kunstiteos võiks jõuda massideni, võiks jõuda laiemate rahvahulkadeni. 1903. aastal, kui tähistati Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 100. sünniaastapäeva, Laikmaa maalis
töö kaugelt on kodu kasvamas, hiljem tegi ta sellest veel mõned variandid. Laikmaa ise on kommenteerinud, et 100. sünniaastapäeva puhul maalisin ma Kreutzwaldist pildi, kus ta seisab silma helkides vastu tõusvat koitu nagu uut hommikut, uut ärksust ja elu ja usku Eestile oodates. Ja see töö sai siis rahvusliku populaarsuse tänu sellele, et 1907. aastal, 4 aastat hiljem, Saksamaal trükiti värviline postkaart, mis olevat siis levinud kodudesse ja seltsimajadesse. Siin on mõned mustvalged rebrod, nagu öeldud, ta tegi sellest tööst mitu varianti. Ja need siis rippusid ja olevat äratanud üldist tähelepanu. Tõsi, Kreutzwaldi kujutise levimine sellise iseseisvustunde või rahvusliku ärkamistunde levitajana, seda on ka natukene küsimärgi alla seotud, sest Kreutzwald oli küllaltki skeptiline eestlaste vaimse arengu suhtes ja selles suhtes, et meie etniline eripära võiks kuidagi säilida. Laikmaa seisukohad on selles mõttes ka huvitavad, et need tegid läbi kiire muutuse 1902. aastal ehk 7 aastat enne eelmist tsitaati, ta käis Adeneumis ja siis tundub, kui ta nüüd järgnevaid lauseid ütleb, et tal oli südames ennekõike ikkagi esteetilised küsimused. Ta kirjutab pärast Adeneumis käimist. Paistis mulle silma, kui mitu Soome kõige tähtsamate kunstnikude, kõige tähtsamat tööd see kogu omaks tunnistab. Mul tuli seal meelde ja ma ei või seda avalikult ütlemata jätta, kui vilets meil selle poolest lugu on. Ja nüüd edasi ta räägib baltisaksa autorist Gebhardist, kus kodumaa kunstikogus, kus Tallinna kunstniku kitsama kodumaa kunstikogus oleks üks tema piltidest, kus perekonnas tema piltide koopiad, trükid, päevapildid. Ja ta nuriseb, et magedaid Hoffmanni sünnitisi leiame Gebhardi asemel igal pool. Seega siis väike hüpotees, mis põhineb peaaegu millelgi, et 1902 ja 1909. aasta vahel, kui ta 1902 räägib, et võiks siin baltisaksa autori tööd või vähemalt nende koopiad levida ja 1909 räägib jõulisemalt Eesti ideedest, et seal vahel midagi juhtus, mis pani teda võib-olla natuke poliitilisemalt pildi ja poliitika seostest mõtlema. Ja hüpotees oleks, et juhtus siis 1905. aasta revolutsioon või mäss, kus mõisates purustati palju uhket mööblit ja ilusat vara, aga ka paljud pildid sattusid löögi alla. Ja ei saa muidugi väita, nagu talurahvas või eestlased oleksid alles siis saanud teadlikuks sellest, et pilt kuulub mõisnikule ja pildi omamise kaudu mõisnik või baltisakslane defineerib ennast ja eestlasele on pilt kätte saamata. Seesama Laikmaa näiteks ütles, et jutt ei olnud isegi omamisest, vaid pildi nägemisest, et tema jõudis esimest korda kunstinäitusele 17-18 aastaselt. Küll aga see mäss ja pildi rüüste võis natukene rohkem tuua Laikmaa ja ka teiste teadvusesse pildi ja siis poliitika ja identiteedi sidemeid. Niisiis, et 1905. aastal need pildid ka näitavad, et pildi omamine, mitte kollektsioneerimine, vaid omamine oli klassiliselt, rahvuseliselt, poliitiliselt üpris piiratud ja eestlastel ligipääsu sellele ei olnud. Muuhulgas ka seetõttu, et ei olnud ka väga palju Eesti kunstnikke ja siis 1906. aastal toimus see kuulus esimene Eesti kunstinäitus ja ajakirjanduses tehti seal ka eraldi üleskutseid, kus öeldi, et rikkamad võiksid kunsti edendamiseks, sellel eesmärgil siis teoseid osta. Ja tõesti näitusel käis üle 3800 külastaja, kui paljud spetsiaalsed kunsti vaatama tulid, kui palju seda kunstinäitust raamistavat põllumajandusnäitust ei ole teada, aga nendest peaaegu 4000 inimesest mitte keegi kunsti omandada ei tahtnud. Ja kõik muutub, see oli nüüd liiga dramaatiline, aga paljudki muutub 1909. ja 1910. aastal. Millegi pärast. 1909. aastal Ants Laikmaa kutsub teise kunstinäituse ajal ka kunsti omandama, ütleb, et selle põhjuseks võiks olla noortekunstnike toetamine ja siis ta ütleb, ostjaid vististi leiduks hea otstarbe ja odavate hindade tõttu. Ja nüüd on lootusrikas lause ja vaikselt, väikselt ja viisakalt tungib kunst meie majadesse ja tõrjub pikkamisi välja sealt senised värvilised jõukatsed ja kõiksugused vagad taeva ja tulised põrgupiinapildid ja äratab soovi suuremate, täiemate kunstiteoste järele. Tõsi, ta ütleb, et 1909. aastal, et paraja hinnamaksjaid on veel vähe, aga siiski tundub, et mingi protsess on liikuma läinud.
Samal aastal August Kitzberg, kui Viljandis toimub näitus, ka tema kutsub üles loteriid tegema. Piletituludest võiks siis osta kunstitöid ja neid loterii abil välja loosida. Ja siis ta ütleb, mitte nagu tsirkusesse, ei taheta selle loteriiga meelitada. Ei, kunstnikudele ka sel teel võimalus saama oma töödest näitusel midagi ära müüa ja ühtlasi peavad sel teel kunstituuted rahvakodudesse teed leidma, mida nad muidu veel mitte kergesti ei leia. Samuti 1909. aastal üks anonüümne autor. Eesti publikumi kunstinõuete madaluse all kannatavad kõigepealt Eesti kunstnikud, nende talenditooteid tarvitatakse nii vähe, et need nendest, kes ainult Eesti tarvitajate ringkonnaga on otsustanud või sunnitud leppima, pooleldi nälgima, kafeedes viiulit mängima ja muid selle sarnaseid naljasid tegema peavad. See käis üldse ka kirjanike, muusikute kõigi kohta. Ja nüüd kitsamalt läheme maalijate juurde. Nende piltisid ei osteta, osalt ka sellepärast, et nad liiga kallid on. Kunstnikud arvavad paremaks nälgida, kui häbistavalt odava hinna eest oma töösid ära müüa. See väide, et tööd on väga kallid, on kummaline, kohe jõuam ka selleni, tegelikult tööd ei olnud väga kallid. Veel 1909. aastal anonüümne autor, aga mõningad sõnastused viitavad, et autoriks võis olla Laikmaa. Kunsti maitse poolest on meie seltskond vastu vaidlemata suuremalt osalt madalal järjel. Inimesed tahaksivad oma toa seinasid ehtida, ka jõud oleks selleks, kuid neil ei ole piltide väljavalimiseks mingisugust maitset. Ja sellepärast ei ole siis ka ime, kui Kreutzwaldi pilt kõrvale visatakse ja selle asemele mõni tiibadega ingel või koguni põrgupiina kujukam pilt üles seatakse. Meie seltskonnas, iseäranis Tallinnas, leidub ju kaunis kogu inimesi, kes meie Eesti kunstnikude avitamiseks midagi võivad ära teha. Meie ei mõtle siin juures mitte armuande peale, vaid hea oleks, kui ka inimesed Eesti kunstinäituselt midagi mõnusat omale seinaehteks kaasa võtsivad. Kui kunstnik mõnda oma töödest on saanud ära müüa, siis teeb see talle edasitöötamise võimalikuks ja teiseks leiab tõsine kunst selle kaudu ka teed meie perekondadesse ja peletab sealt ühised ilma mõtteta pildid. Kui meie inimesed oma kunstnikude töösid ostavad, siis on sellel teel võimalik ka Eesti kunsti kasvatada ja edendada. 3 korda siis Eesti kunst või Eesti kunstnikud, et see sõna Eesti hakkab siin korduma. Ja lõpuks ta ütleb veel, kõige rõõmustavam oleks küll see asjalugu, kui näituselt ka rohkeste noorte meeste töösid ära ostetaks ja nendega Eesti kodu seinu ehitaks. Ja 1910. aastal toimub üks Konrad Mägi näitus, mida võib lugeda kas just esimeseks, aga üheks esimesteks näideteks, kus lülitub sisse ka turundus. Nimelt kevadel ja seal suve algul, kui toimus laulupidu, rahvast oli täis, see hetk valiti siis selleks, et Tallinnas pandaks Konrad Mägi tööd välja, ta saatis need Norrast ja siis tema lapsepõlvesõber Mait Metsanurk tegi promo, kirjutas ajalehes mitu uudist selle kohta, soovitusi, näiteks ütleb kunstnik K. Mägi, kes praegu väljamaal edasi õpib, on oma tööd, mis peaasjalikult Norra loodust kujutavad, laulupidu ajaks Tallinnasse näitusele ja müügile saatnud. Ja siis ka juba pikem uudisnupp, kus ta ütleb, et töid võiks osta selleks, et noor kunstnik, kuigi Mägi oli juba 32-aastane peaaegu, et noor kunstnik saaks edasi töötada. Ja turundus õnnestub, müük läheb nii hästi, et Mägi kirjutab siis oma vahendajale, oleks teadnud, et teil piltide müümisega nii õnnestas, oleks kuskile parema koha peale sõitnud. Ja vaevalt pool aastat hiljem, vähem kui pool aastat hiljem, toimub uus kunstinäitus Tartus, mitte ainult Mägi, vaid ka teised autorid. Väljas on umbes 250 maali ja juba esimesel nädalal Eesti rahvas ostab neid rohkem kui 1000 rubla eest. Ja võrdluseks 1000 rubla oli talurahva kohtu esimehe aastapalk, Venemaal maksti kirjanikele 1000 rubla trükipoogna eest ja Helle Nurmes, vallakooli õpetaja, sai 100 rubla palka kuus, nii et 10 õpetaja kuu palga eest esimesel nädalal müüdi. Ja mida selle eest sai, täpne hinnakiri on teadmata, aga vaadates nii palju, kui me teame, tollaste kunstihindade kohta osteti 10 kunstiteoseid juba esimese nädalaga ja 1906 mitte ühtegi. Mägitöid müüakse lõpuks nii Tartus kui Tallinnas kokku ka peaaegu 1000 rubla eest, mis oli Haapsalu linnapea 1,5 aasta palk. Ja nüüd jõuame huvitava küsimuseni, et kes ostsid, ja siin tuleb alustada hindadest, minu lemmikteema. 1906. aastal, kui vendade Burmanite näitus toimub, siis selgub, et suurem osa
töödest maksab 1–3 rubla, mõned üksikud kuni 10 rubla ja jälle Ants Laikmaa, kes teine, kirjutab: soovin, et meie seltskond seda näitust elavalt vaataks ja mõnigi mõne halva trükipildi asemel, mille eest sageli 1, 2, isegi 3 rubla välja visatakse, siit kauni osavusega elust või loodusest tabatud kujutluse omandaks. 3 rubla oli tõesti odav, nii palju maksis üks raamat, Kuduja sai päevapalgana 3 rubla kätte ja ajalehe Uus Eesti aastatellimus maksis ka 3 rubla. Ja kui Mägi paneb siis 1910. aastal Tallinnas laulupeo ajal oma tööd välja, siis üks maal maksab 12–15 rubla. 12 rubla, need on suvalised näited, aga see on see, mis ma ajalehtedest leidsin. 12 rubla eest sai pool tööhobust või 10 suurt pudelit parfüümi Ideaal. Kirikuõpetaja teenis 4 rubla päevas, kiviraidur 1 rubla 80 kopikat, ehk kui sa olid maaler, tisler, lihttööline, siis piisas tõhusast töönädalast, sa võisid endale Konrad Mägi maali osta. Täna vist enam nii päris ei ole. Ja pool aastat hiljem, kui toimub Tartus suur näitus, siis Mägi on oma hindu 4-5 korda tõstnud. Ja töö Sinise vee pihladega, Mägil on sarnaseid töid mitu, nii et kas just täpselt see töö on, ei tea. See ostetakse 6–5 rubla eest juba, mis oli trükitöölise kuupalk. Ja kes on ostjad nende hindade juures, selle sama näituse puhul ajalehes kirjutatakse. Ja siis veel üks tähtis asi. Piltide hinnad on nii mõõdukad, et ka vähem jõukatel võimalik on omale mõnda omandada. 5 ja 50 rubla vahel kõiguvad hinnad ja selle eest võib nii ilusaid asju saada. Rõõmustaval viisil on just meie noored üliõpilased siin ees astunud ja nii mõnigi pilt on nende poolt ära ostetud, missugune sümpaatiline nähtus. Ja selle Sinise vee pihladega ostis ka ära üliõpilane Nõges ehk eestlane. Järelikult võib siis öelda, et toetades väga vähesele allikmaterjalile, aga siiski väita, et kui 1906 ei ostetud ühtegi tööd, 1905 oli pilt veel üpriski seotud, pildi omamine seotud mõisnikuks olemisega, kõrgklassi kuulumisega, siis mõned aastad hiljem pilte on palju, neid ostetakse eestlaste poolt ja tudengite poolt. Ja siin veel üks tsitaat Bernhard Linde, kes ka muide ise soetas kunsti, kirjutas selle sama 1910. aasta oktoobris. Väga austatud toimetus, Postimehe numbris 240 teatatakse, nagu oleks minu märkus, kus ma tähendasin, et piinlik oleks Eesti lehtedes kõneleda, kes Eesti kunsti ostjad on põhjendamata, sest et ostjate enamus eestlased olla. Olgu teatatud, et minu märkus siis oli tehtud, kui ostjateks alles sakslane, soomlane ja üks Eesti üliõpilane oli. Mis puudutab veel kunsti omajaid, kes ei olnud siis Jesper, kes ei olnud kollektsionäärid, siis huvitava nähtusena väga paljud juristitaustaga inimesed ostsid, advokaadid, kohtunikud ja nii edasi. Siin on üks kohtunik lasknud Konrad Mägil oma tütrest portree teha. Huvitava näitena kunsti omanikuna võib Jaan Tõnissoni nimetada, kes oli kahtlemata rahvuslikult meelestatud, aga tema toa sisustus ja ka kunstiteosed, mis seintel ripuvad, tekitasid küsimusi, et selline kvaasimõisalik õhkkond seal õhkus. Hüpates nüüd 1920. aastatesse, siis tundub, et see esialgne vaimustus ja kunsti omandamise tuhin vaibus. Kunstnike sõnavõtud seda kirjeldavad, aga neid ma soovitan mitte usaldada. Ma ei ole veel näinud kunstniku, kes ütleks, et äri läheb väga hästi ja küll tema on rahul, et publik ostab. Aga ka teised kommentaatorid ütlevad, näiteks 24. aastal ei ole raha enam kellelgi, ei riigil, ei pankadel, ei vabrikutel, ei erainimestel, peale mõne piiritusega salakaupleja. Loomulik, et kunsti ostmine, mis varem väheselgi mõõdul sündis huvi, humaansuse ja nii edasi pärast, nüüd tuntavalt seisma on jäänud. Ja kunst hakkas tavainimese eest tasapisi ära nihkuma. 1926. aastal Mägi mälestusnäituse ostjate seas on notar, välisminister ja pastor, ei ole enam üliõpilased. Samuti puudub kunstiturg, 1930 Hanno Kompus kurdab näiteks, meie omal maal leiame nähte ees, et kunst on kaup, aga keegi ei kaubitse sellega. Peale kunstnikude valmistajate eneste, kes mõned korrad aastas oma toodangu koondavad näitusele, salgamata lootust, et sest peaks õieti saama ostu-müügitehingute paik, see tähendab laat. Sama kümnendi lõpul korratakse seda, et puudub igasugune kunstikaupluste süsteem, tehakse ettepanek, et võiks neid asutada
ja kui mõnel kunstnikul on valminud mõni suurem töö, siis võiks teha sellest avalikult juttu, lehes võiks repro olla, kunstnik võiks töö panna kohvikusse või teatrite ja kinode eesruumidesse välja. Ja nüüd 30ndatesse jõudes Adamson-Erik, jällegi ma ei saa kindlalt väita, et ta oli esimene, aga 1930. aastal, kui toimus tema ja Kristjan Tederi ühisnäitus, siis järsku kunstinäituse kataloogis olid olemas ka hinnad. Varem olid suuresti teoste nimed, järjekorranumbrid, aga nüüd järsku ka hinnad, mis sõnastas või näitas ilmekalt, et kunst on müügiks ja müügiks ta on. Piletite hinnad teoste hinnad ei ole esialgu kallid, Adamson-Erikul on 200–300 krooni, kõige kallimad 450 krooni, aga 1931. aastal ühe kunstinäituse puhul pärast seda Adamson-Eriku ja Tederi näitust ka teistesse kataloogidesse ilmusid hinnad, nii et me teame, 31. aastal müüakse kunstitöid ka 20 krooni eest, 20 korda odavamalt kui Adamson-Erik ja 20 krooni oli selline summa, mille eest sai näiteks 10 liitrit vett, ühe jalgratta või apteegiteine teenis kuus nii palju. Ja kes olid nüüd kunstiomanikud? 32. aastal Roman Nüümanni näitusel on ära toodud teoste omanikud, Bernhard Linde, üks fotograaf, üks arst, üks õpetaja, teine õpetaja, üks sukavabrikant, aga 3 aastat hiljem Nikolai Triigi näitusel omanike seas on koolidirektor, ohvitser, kirjanik Douglas, anatoomiaprofessor, arhitekt, lastehaiguste professor, teedeministri abi, kirjandusprofessor, suursaadik, teine suursaadik, ettevõtja, advokaat, günekoloog, ajalehetoimetaja, koolidirektor, advokaat, veel üks advokaat, arst, veel üks arst, rätsepmeister, konsul, veel üks konsul, ajalehe direktor ja keeleteaduste professor. Ja hüpates kiirelt soolise lõhe juurde omanike seas tervelt 8 naisterahvast riigimaalide omanike seas. Täna hommikul rääkisin Eesti üliõpilaste seltsi inimestega, küsisin, kuidas nende kollektsioon sündis, kas tänu omaaegsetele tudengitele ja öeldi, et ei, pigem olid tudengite, vilistlaste ja kaasvõitlejate abikaasad EÜS-i kunstikogu loomise taga. EÜS-i neid minu teada naisterahvad sisse ei lubatud, aga kunst võeti hea meelega nende käest vastu. Ja siis lõpetuseks, siin on mõned pildid õnnelikest kunstiomanikest, nad on juba keskklass, siin on üks Estonia teatri näitleja, kunstiajaloolane Armin Tuulse, siin on Aleksander Varma kodu, tõsi, see on nüüd tema Rootsi kodu, aga ta võttis Eestis siis töid kaasa. Siin veel mõned näited naisomanikest, on Oskar Kallise märkmikust, punasega on alla joonitud naisterahvaste nimed, kes on tema töid ostnud. Ja 30-ndatel juhtus siis see huvitav asi veel, et ajalehtedes sageli trükiti ära, kes töid ostis. Et ilmusid näituse uudised ja siis öeldi, et kui palju inimesi käis, kui palju töid osteti, kui palju raha hakkama pandi ja kirjeldati siis ka omanikke, kus öeldi, et see professor ostis selle, see vabrikant ostis tolle, kõik oli avalik, väga meeldiv. Jah. Ja kui 30-ndat lõpetada ja üldse ettekanne lõpetada, siis on üks huvitav allikmaterjal Juhan Viidang, kes oli kunstikollektsionäär ajakirjast Tulimuld, kui ta oli Eestist juba lahkunud, avaldas artikli, kus ta rääkis, et kes siis kunsti kogusid 30-ndatel ja tema kirjeldustest jääb mulje, et tegelikult kunsti omamine ei olnud veel keskklassi eest täienisti ära nihkunud, ei olnud nii, et ainult suurtöösturid said osta, vaid ta räägib arstidest, ta räägib noortest perekondadest, kes soetasid kunsti, õpetajatest, ta räägib ühest koolidirektorist, kes olevat ainult Kristjan Rauale keskendunud ja säärased kollektsionääre olevat veel olnud, kes ainult Rauale keskendusid. Nii et see sotsiaalne levik, kunsti omamise sotsiaalne levik oli päris suur ja seda tõestavad 2 traagilist allikmaterjali veel. Nimelt 1941. aastal, kui Punaarmee kangelaslikult pommitas maha Tartu professorite linnaosa, ülikooli professorite linnaosa, siis käis Jaan Roos seal varemete vahel mõni päev hiljem ja küsis omanikelt, mis teil hävinud oli. Ta peamiselt kirjutas üles käsikirjad, raamatud ja nii edasi, aga kirjutas üles ka hävinud kunstiteosed ja tuli välja, et professoritel, keda siis võib keskklassi sekka kuuluvaks lugeda, hävisid 10 ja 10 kunstitööd
ja teine kurb allikmaterjal on see, et kui palju kunstitöösid 1944. aastal kaasa võeti. Põgeneteks tavaliselt lihtsad inimesed, aga täna me teame, et väga dramaatilised põgenemislood üle tormise mere ja nii edasi, kiirustades väga vähesed valmistusid ette ja pakkisid hoolikalt, aga kui oli vaja minna ja kõige olulisem kaasa võtta üle mere, siis 10 tööd võeti kaasa. Siin üks Konrad Mägi töö, mis hiljuti jõudis tagasi näiteks Austraaliast, Sydneyst. Ja mulle tundub, et see ka näitab, et see kunsti omamine 30ndatel ja ka enne seda ei olnud seotud ainult siis investeerimise huviga, sellepärast et inimesed põgenedes teadsid, et välismaal Eesti kunsti müüa ei saa. See ei olnud seotud ka ainult esteetilise kasvatusega, vaid sellel oli tugev side siis identiteediga ja väärtustega ja kunsti omamine oli väga tähendusrikas tegevus. Läksin üle aja, palun vabandust. Aitäh! Kuigi me plaanist oleme natuke maas, aga ma arvan, et paari küsimusega me võime siiski endale neid lubada, enne kui vaheaega läheme või pausile. Meil 25. aastal luuakse Kultuurkapital, mis siis, et võrreldes siis vabariigi eelse ajaga kunsti nüüd hakkab ostma riik ja siis riigi Kultuurkapitali kaudu, et siis kas see mõjutas ka sellist esialgset või leevendas kunstnike jaoks olukorda ja kas lõi selle, hakkas looma ettekujutus, et riik ostab, et inimesed mõjutab, see vastutus oli väiksem. Mille järgi otsustada, jällegi kunstnike sõnad on natuke ebausaldusväärsed, et Jaan Vahtra 38. aastal räägib, kuidas ta käis 3 kunstniku juures ateljees külas ja küsis, kuidas kunsti müümine käib ja siis kõik olid hirmsas masenduses, et mitte midagi ei osteta ja nii edasi. Aga kui vaadata näituste kataloogi, kus on omanikud ära toodud, siis omanike seas on väga palju, on riigi asutusi, aga on ka Kultuurkapitali ja nii edasi. Aga vist leevendas küll, et kunstnike eluolu tingimused, töötingimused, kui võrrelda 1910 ja 1930 olid kindlasti paremad. Et seal olid ka toetused erinevad ja stipendiumid, aga üldiselt kunstnike eluolu oli minu teada parem.